Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja head televaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Loomulikult räägime ühiskonnast, poliitikast ja praegusel hetkel ka valimistest, kuidas muidu. Aga alustame hoopis sellest, et Eestis on plaan panna autod tänavatele lihtsalt seisma, et kiirus läheb nii aeglaseks, et enam ei saagi aru, et nad liiguvad linnades 40 kilomeetri peale piirata ja maanteedel 80 kilomeetri peale. Kas see põhjus on siis see, et teed on nii halvas korras või on põhjus hoopis selles, et Eesti inimesed nii hirmsasti kihutavad? Tead, põhjus on ikkagi selles, et meil on olnud pikalt valitsus, kes ei ole õiged otsuseid teinud ja sellest lähtuvalt loomulikult ka teed on halvas olukorras. Ja sellest lähtuvalt nüüd mõeldakse uus viis välja, kuidas siis seda olukorda parandada, mitte sellega, et anda investeeringuid teedesse, nii nagu tegelikult oleks vaja teha, vaid alandame siis piirkiirust. Ja mis omakorda ju tähendab, et see tähendab ju seda, et kogu liiklus aeglustub nii linnas kui ka siis maantele ja loomulikult see mõjutab jälle majandust, tahes tahtmata. Sul on siis kaubad, mis liiguvad aeglasemalt, sul on inimesed, mis liiguvad aeglaselt, on ta siis tööle ja tagasi ja see omakorda veelgi annab sellise negatiivse mõju meie majanduskeskkonnale, aga kindlasti öeldakse valitsuse poolt, et aga vaadake, et me teeme nüüd kõik selleks, et oleks nagu ikkagi turvaline liigelda, et liiklus siis avariisi oleks vähem ja kõik nii edasi. Aga tegelikult suund peaks olema hoopis teiselt poolt. Tuleb teed teha sellisel viisil korda ja et nad olekski ohutud ja nendel teedel saaks kiiresti liikuda. Aga praegu läheb kuidagi asi hoopis teistmoodi. No ma arvan, probleem seisneb ka selles, et viimaste aastate jooksul me oleme näinud, kuidas valikud muutuvad ideoloogiaks. Meil on tegelikult ideoloogiline majanduspoliitika, kui üldse on, ja selle nimetus on rohepööre, et selle taga ei ole numbreid ega analüüsi, vaid see on puhas ideoloogia. Ja täna me võime tegelikult rääkida ka selles, et meil on ideoloogiline linnaruum ja ideoloogiline liikluspoliitika. Ja muidugi tahaks näha eelkõige analüüsi, nagu ka maksude puhul. Aga seda ei ole, sest tekib mingi mõte ja siis seda tuuakse välja. Kindlasti selleks on väga ilus seletus, et sellega me säilitame loodust, kui me räägime linnast, ja siis kindlasti see on ohutum ja me sellega hoiame ka inimelusid. Aga kas see päriselt nii on? Kuidas me saame selliste ettepanekutega välja tulla, kui tegelikult meil ei ole majandusanalüüsi, nagu Lauri tõi välja. Me ei tea, kuidas suuremas plaanis mõjutab inimeste graafikuid ja nendest graafikutest tegelikult sõltub igapäevane elu. Aga kõlab hästi ja kahjuks see ongi selline üldine nagu lähenemine, et tuleb mingi mõte, idee ja siis me püüame seda lahti seletada, aga mis see päris mõju on, keegi ei soovi analüüsida. No mina võin analüüsida, et Mihhail, ma võin kohe öelda, et mis selle tulemus on, et ma arvan, et inimesed hakkavad saama oluliselt rohkem trahve ja riigikassa täieneb, sest kes see normaalne inimene suudab sõita headel maanteedel 80-ga? Loomulikult on selliseid teid Eestis ka. Eestis on 16 000 kilomeetrit teid, et see on väga muljetavaldav hulk ja osad nendest on ka kehvad. Aga näiteks ma siin viimastel aastatel olen korduvalt sõitnud pikki teid Rootsis ja ka Norras ja seal on
hästi palju kiiruskaameraid, just sellistes kohtades, kus on 60, 70, 80. Ja Hando Sinisalu tegi siin ühe väga vahva postituse, kus ta oli väga-väga ärritatud sellest, et ta sõidab enda meelest täiesti korralikult, aga kogu aeg saab trahve linnas, et noh, jälle 30 alas on 40-ga sõitnud ja 40 alas on 50-ga sõitnud ja nii edasi, et tegelikult see mõjuanalüüs on olemas, et trahvide hulk oluliselt suureneb, Mihhail, riigikassa saab täis, me saame osta jälle relvi, püsse, kõike toredaid asju, mida on vaja. No tegelikult on vaja, aga on olemas ka teine nagu analüüs, mida toob meile ajalugu ja maailma praktika. Et kui riik ehitab kiirteid, siis koos sellega kasvab ka majandus. Et mida kiiremini inimene liigub, seda efektiivsem on nagu majandus. Rääkimata sellest, iseenesest investeering toob täiendava ressurssi. Aga me otsustasime, et teede ehitamine ja remont ei ole vajalik, aga kiirus võiks olla nagu väiksem. Ja mina arvan, et tegelikult asi võib olla ka selles, mida sina tõid välja. Et me ka selles suunas ju liigume, et suuremad trahvid, et suuremad maksud, et kuna me ei suuda välja mõelda, kuidas majandus kasvab, siis me mõtleme selle peale, kuidas inimene rohkem maksab. Ja see analüüs ei ole ka väga keeruline, et tulemuseks on see, et Eesti inimene vaesub. Et osta rohkem midagi ei suuda, sest raha läheb sellele, et maksta riigile erinevate põhjuste pärast, et kas on maks või see on trahv. Ja kui sa ei maksa, siis sinu konto on arestitud ja sa üldse midagi ei saa teha. See on juba automaksu teema. Teate, mul tuli teie jutu peale meelde, et mul on ka üks trahv maksmata, mis on hiljuti saadud. Ma sain selle Liivalaias, kui ma Pärnu maastelt keerasin paremale Liivalaia tänavale ja siis seal täpselt nurga peal seisis, see oli minu jaoks märkamatu, aga siis, kui see punane sähvatus käis ära, siis ma sain aru, et ma tegin midagi valesti, et ta ei olnud kaugelt sellest ristmikust ja siis ma vaatasin oma spidomeetrit, tavaliselt ma linnas spidomeetrit ei vaata, et ikkagi kogenud sõitjatel ma arvan, et see on jala sees, et täpselt see piirkiirus, mis meil valdavalt Tallinnas on veel 50, aga tõesti on hästi palju lõike tulnud, kus on 40 nüüd ja 30 ja sa nagu ei märkagi neid. Ja siis ma vaatasin, et mis mul siis kiirus oli, mul oli 48. Ja olin 40 alas ja oligi 8 kilomeetrit, siis sõitsin kiiremini, aga see ei olnud tahtlikult tehtud, see oli täpselt nagu sa oled harjunud sõitma. Ja ma sain loomulikult selle trahvi peal nüüd ära maksma ja et te nüüd meelde tuletasite. Aga vaata kogu selle... Saad täita riigikassat. Saan täita riigikassat, aga sellest tõsi on ka see, et tõesti, et neid inimesi on tegelikult minusuguseid, kes oma vanast harjumuses sõidavad kuskil tänavasse sisse, ja ei ületa ju reeglina, et selles mõttes nii nagu ta tavaliselt on olnud 50, aga saavad ikka trahvi ära. Aga siit edasi tahaks hirmsasti hakata rääkima sellest kiirest liikumisest meie maanteede, mida meil ei ole, ja juba Rail Balticuski on ju. Aga see läheb juba nagu kogu sellest kontekstist nagu kõrvale. Ma juhiks tähelepanu, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis see, mis Mihhail ütles, see on tõsi, et majanduse jaoks on kiired teed väga-väga olulised ja kui Euroopa ettevõtjate hulgas tehti uuring, et mis on number 1 põhjus või selline, mida nad vaatavad, kui nad kuskil investeeringuid teevad, siis number 1 on logistika. Kuidas on sinna ligipääsetavus, kui kiiresti sinna saab, kõik see sama asi. Ja meil on nagu, minu arvates ei ole see mitte ainult Tallinna või mõne suure linna probleem, kus kõik teed ehitatakse ümber jalakäijate teedeks ja sul ei olegi võimalik liikuda pikki vahemaid, eks ole. Et tegelikult on meil tulnud ka sellised need turva, ma ei tea, kuidas need öeldakse, soklid või nii edasi,
kus inimesed pimedas ei märkagi neid ja siis ütleme, võiksid sõita need, ütleme 70 või 90-ga ja siis on järsku keset suurt maanteed selline ohutuse saar või? Ohutuse saar, jah, ja ei, ma arvan, et see on võib-olla vajalik, aga need lahendused minu arust on sellised, mis tegelikult minu arust turvalisust ei tõsta. Jah, ehk siis ma saan aru, et milleks neid tehakse, et kiirust natukene piirata, täpselt samasugust ideoloogiat ajatakse. No lamavad politseinikud, kõik need värgid, eks ole, autod lõhutakse ära, ka sellistel lõikudel, kus pole vaja. Kui sa oled nagu tähele pannud, kus oled äkki Tallinnas kuskil mingisuguse teejupi peale sattunud, kus on hästi palju sellist nagu S-kujulist teed, kus ongi sul neid turvasaari seal ja kõik nii edasi, et see kindlasti alandab sulle sedagi nagu kiirust, on ju, aga jällegi, et mis kontekstis ta seal töötab ja millal mitte ja tõenäoliselt pimeduses on ikkagi päris keeruline seal aru saada. Aga jätkame teedega ja Mihhail, mul on sulle küsimus, et räägi mulle nüüd ausalt ära, kuidas on võimalik, et Peterburi maanteed hakatakse ehitama enne valimisi ja tee ei saa valimisteks valmis, et mina mäletan, ennekuulmatu. See on täiesti ennekuulmatu, et minu arust normaalne oleks vastupidi, et valimisteks saavad teed valmis, et 19. oktoobriks peaks olema see Peterburi maanteed tehtud. Ma tahan sealt normaalselt läbi sõita, ma ei taha istuda seal pool tunni umbikus. Ütle, mis korralagedus see on? No tegelikult see plaan oli, et see remont pidi algama aasta tagasi, isegi tänaseks juba rohkem kui aasta tagasi, aga kuna praegune linnavalitsus ei suutnud hanget korraldada, siis asi venis ja nüüd kuu aega enne valimisi nad siis alustasid. Probleem tegelikult ei ole selles, et kuu aega enne valimisi, aga probleem on selles, et nad alustasid sügisel, septembrist. Et tavaliselt seda tehakse ikkagi suvel, et suve jooksul, kui liikluse pinge on väiksem, siis inimestel on aega, et sellega harjuda. Ja septembris tuleb see koormus, liikluse koormus nagu suuremaks, aga siis on valitud juba alternatiivsed suunad ja on nad ka lihtsam. Ja nemad siis seda teevad septembrikuus, et niigi on olukord liikluses traditsiooniliselt koolid, kõik tulevad tagasi ja algavad koolid ja nii edasi. See on üks aspekt ja teine aspekt, et nad lihtsalt alustasid. Nad ei ole tegelikult välja töötanud täiendavaid või siis alternatiivseid marsruute bussidele. Nad ei ole läbi rääkinud bussijaamaga, nad ei ole läbi rääkinud Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega, lihtsalt alustasid. Ilma selleta, et inimestel oleks arusaam, kuidas üldse käituda uues olukorras. Ja see on tõepoolest ennekuulmatu, et kuidas on võimalik alustada nii suure remondiga ja sa ei tee eeltööd. Eriti isegi ei tegele kommunikatsiooniga, rääkida sellest, et tegelikult oli vaja modelleerida uusi nagu lahendusi ja alternatiivseid marsruute. Midagi ei ole tehtud. Absoluutselt. Ja see on selline üldine olukord Tallinnas, et täna on 1. oktoober, hoolduslepingut ei ole sõlmitud. Et see linnavalitsus kavatseb tänavapuhastuse nagu mahtu laiendada, et linn siis puhastaks teed igal pool, sealhulgas ka seal, kus seda tegi erasektor, aga nad ei suuda isegi lepingut sõlmida. Mina arvan, nad on täiesti ausalt käitunud, sellepärast, et kui sa kraamid sahtleid, sa saad aru, et pärast 19. oktoobrit sinna majja sul asja ei ole, nad jätavad selle töö kõik sulle teha. No vot, selles tegelikult ongi probleem, et sõltumata sellest, kes on järgmise linnavalitsuse liige, see inimene ja need inimesed saavad sellist koormust igas valdkonnas, et lihtsalt selleks, et aru saada, mis on tehtud ja kui palju on lammutatud, isegi see võtab palju aega, rääkimata sellest, et on vaja nüüd ajalist ressurssi, et
kord majja tuua. Et ma juba praegu saan öelda tallinlastele, et kahjuks võtab aega. Et igas valdkonnas on lammutatud, igas valdkonnas on korralagedus. No vaata, üks näide kogu selle asja juures puudutab üleüldist seda kommunaalvaldkonda Tallinnas, siis välivalgustuse hoolduse hange ka ju luhtus, on ju. Ja siis saadi aru, et pime aeg on tulekul, ega muid varianti ei ole, et tuleb ikkagi kuidagi oma jõududega selle asja ära teha ja leiti lahendus, et seda võiks tegeleda selline ettevõttena nagu TLT, Tallinna Transpordi Aktsiaselts. No ma tuletan meelde, et Tallinna Transpordi Aktsiaselts veab inimesi. Ja nüüd panti siis veel kohustuse, et nüüd on vaja valgustusest ka veel hea seista ja sellisel viisil lahendati ära, mis tähendab seda, et need samad erakonnad, kes on olnud alati munitsipaalettevõtete vastu, on just rakendanud seda poolt ja andnudki munitsipaalettevõttele päris suure tüki siis tööst, kommunaalvaldkonna tööst. Mis iseenesest võib-olla ei olegi isegi halb, aga küsimus on ju selles, et see suutmatus hangete korraldamis on valdav. Õnneks oli varu väljapääs olemas, muidu me oleks praegu Tallinnas istunud siin pimedas ja tuligi appi tegelikult üks munitsipaalettevõte, mida me oleme pikalt Keskerakonna ajal ehitanud, mis on tegelikult tugev ja saab ka sinna nii-öelda lisaks selle tavapärase klassikalise veoteenusele ehitada ka muid teenuseid peale. Nüüd, kui me vaatame kogu seda teedehooldust, siis me ka omal ajal ju analüüsime, et kas on võimalik üldse neid kõnniteid, mis piirnevad erakinnistutega enda kanda võtta, ehk siis hoolduse alla. Ja seal selgus ja oli ka analüüsid tehtud ja me arutasime nii ametite tasandil, linnaosa valitsuste tasandil ja loomulikult ka linnavalitsuse tasandil. Siis kõik analüüsid näitasid, et see nagu on üpriski võimatu, seal on hästi palju probleeme ja eelkõige seisnes probleem isegi mitte rahas, aga selles, et sinna on vaja hästi palju just nimelt füüsilist tööjõudu, mida meil ei ole. Ehk siis labidamehi, luuamehi ja nii edasi, sellepärast, et need kõnniteed on tihtipeale nii kitsad, seal on elektripostid veel ja kõik nii edasi, kus traktorid lihtsalt on ükskõik mis suuremas või väiksemas mahus läbimõõdult laiuse poolest, et ta lihtsalt ei mahu ära. Ja kõige huvitavam see, et vaatasin neile ERR-i uudissaadet AK-d, täpselt enam-vähem samad juttu rääkis ka Põhja-Tallinna linnaosa vanem, kes ka tõi välja, et see hange ikkagi luhtus seetõttu ja vaidlustati, et kõik need põhjused, mis praegu välja tõingi, et seal on kitsad kõnniteed ja sealt ei saa läbi traktoritega ja nii edasi. Ja kui nad juba hanke välja kuulutasid, siis nad said kohe signaalid väga paljudel ettevõtetel, kes osalesid hangetel, et kuna see ei ole täidetav ülesanne, siis nad loomulikult vaidlustavad kõik need hanked veoses. Ja tegelikult seda linnavalitsus teadis. Ja kui see signaal oli antud, nad ikkagi läksid selle edasi, selle hangete püstitamisega, mis võib omakorda tuua meil selline olukorra, et kui näiteks novembrikuus tuleb lumi maha, siis mitte ühtegi masinat ei ole, kes seda lund koristaks. Ja see on praegu reaalsus, mis on praegu tekitatud praeguse linnavalitsuse poolt. Aga kuidas saab niimoodi olla, et linnasüsteem on ju olnud tegelikult ikkagi väga stabiilne ja tugev, et mis on see põhjus, et nii palju sellist korralagedust on olnud, et mitte üldiselt, vaid seal peab olema mingisugune käekiri, mis vastan kiiresti, sa tead väga hästi, et kala hakkab mädanema peast. See ongi vastus. Mina mõtlesin, et hakkab sabast. Aga niimoodi öeldakse ikkagi peast. Nii ongi, et tuli uus linnavalitsuse liikmed ei oma kompetentsust, ei oma kogemust, aga on suur soov midagi teha ja teha teistmoodi. Ja teine probleem seisneb selles, et ka spetsialistid ja eksperdid on linnavalitsuse linnasüsteemist tänaseks läinud. Erinevatel põhjustel. Mõned ei sobinud uuele linnavalitsusele, mõned ei suutnud sellise linnavalitsusega töötada ja siis pädevus on eelkõige inimene,
kes töötab ja kui inimesi, kellel on pädevus, ei ole linnasüsteemis, siis ei olegi võimalik, et süsteem toimib. Ja noh, nad ju püüdsid veel 1,5 aasta jooksul kiirkorras rakendada igasuguseid reforme peaaegu igas valdkonnas. Et selle loosungiga, et meie teeme teistmoodi. Meie teame, kuidas teha. Tuleb uus linna juhtimine, mis on teistmoodi, mitte nii, nagu seda tegi Keskerakond. No, jah, seda nad saavutasid, tõepoolest. Nüüd on hoopis teine linna juhtimine ja ma arvan, et tallinlased seda näevad ka. No loodame, et asjad muutuvad ja üsna ruttu. Kõigil on võimalik muutustele kaasa aidata, need muutused ära teha ja ellu viia. Aga meil on üks teema veel, mida me tahtsime täna arutada. Lauri, sa ütlesid, et noorte töötamine Eestis on saanud tõsiselt tagasilöögi. Räägi, mis see point siis on? Huvitav on see, et see tuli nagu üllatusena ja tegelikult Riigikogus võttis eelmine aasta üks seadus vastu, või oli see selle aasta alguses, kus tegelikult reguleeriti ära väga lihtsa küsimuse, kus pandi kohustuseks kuni 18 aastaseni omandada Eestis hariduse. Kui sa oled 18 täis, ei sa omandanud, on juba sinu asi, sa oled täiskasvanu. Ennem see kohustus oli kuni siis 16 aastaseni. Ja läbi selle nagu seaduse muudatuse tuli seal üks veel nii-öelda peenes kirjas, mis oli kirjas, nii-öelda tärniga, mida tavaliselt tihtipeale jääb siis kas märkamatuks või siis ei jõua läbi lugeda. Aga ma usun, et isegi sellisel viisi ei olnud selles seaduses kirjas, sellepärast kindlasti vähemalt keegi fraktsioonidest oleks märkanud. Et see on ka see nii-öelda noorte töö küsimuse, siis et noorte töö küsimus on seal lahendatud selles seaduseenus. Ja minu arust see näitab üleüldiselt seaduse nii-öelda loome kvaliteeti. Me oleme seda korduvalt näinud ükskõik mis valdkonnas, kus tuuaksegi Riigikogu ette nii nimetatud kobareelnõud, mis käsitlevad väga palju teemasi ja see on tehtudki selleks, et meelega teha nagu selle asja nagu keeruliseks. Et keegi ei saa aru, mis vastu võeti? Täpselt nii ongi, et et kui me võtame näiteks aluse kas või selle riigieelarve, seal on ju tunnistanud ka ise finantsminister Jürgen Ligi, et ta sellest midagi aru ei saa. Ja siis püüa siis... No 1000 lehekülge ei olegi võimalik endale selgeks teha, et... No nii on, aga ja sellest lähtuvalt tekkis selline olukord, kus nüüd siis meie noored saavad nüüd tööd teha 2 tundi päevas. 2 tundi päevas. Ja mis see tähendab? No esiteks see tähendab seda, et noortel töömineku võimalus tegelikult halveneb. No kes see tahab sul võtta inimest tööle 8 tunniks ainult? No see on ju tööandja jaoks väga üks kohvi alguses, teine lõpus ja vahepeal paar sõna juttu ja kõik. Ehk siis see ei ole atraktiivne rohkem tööandjale. Teine pool, tööandjad tegelikult jootavad noori tööle. Ja selle arvamuse tegelikult tööandjate liit ju ka välja käis ja ütles, et kuulge, et lõpetage see asi ära, et meil on vaja noori. Kolmandaks, praeguse olukorras, kus me oleme majanduslikult ja toimetuleku poolest, siis noored on tegelikult juba sunnitud minema tööle, aga seda nii-öelda võimalust rohkem ei anta nendele. Ja neljandaks, et väga paljud noored on motiveeritud tööd tegema. Selleks, et kas või üks noor tuli minu juurde, et mul oli see suvi plaanis teha autojuhiload, ja oli plaanis minna tööle, sellepärast perel mul ei ole nii palju raha anda nende toiminguteks ja nüüd põhimõtteliselt ma ei saagi endale autojuhi lubade jaoks seda raha koguda läbi töö. Et see on nagu probleem ja see tuleb kiiresti ära lahendada ja siis on hakanud tulema erinevate ministrite poolt väga erinevad infokilud. Ühed räägivad, et tõesti, et seda on võimalik lahendada kohalikul tasandil. Teised läksid kohe nagu nii-öelda, võtsid appi selle tavalise trumbi, mis tuleb, see on Euroopast tulnud. Ja selline nagu see mäng käib ja eks me loomulikult hakkame järgmine nädal selle küsimusega tegelema ja omalt poolt käime välja ka lahendused, aga selge on see, et arvestades olukorda, kus me praegu majanduslikult oleme, arvestades olukorda, kus töö
puudus kõige enam on noorte seas lausa 25%. Kui me räägime, et meil Eesti keskmine on seal 7,5-8, kõigub edasi-tagasi, siis noorte seas on 25% ja siis riik ütleb, aga tegelikult, et te ei peaks üldse tööd tegema. Ja siis, kuidas see tööharjumus üldse tekib? No minu arust on Euroopas probleem selline, et seal kuni 30. eluaastani ei ole vajagi tööd teha. Ei olegi vaja tööd teha, aga Mihhail, mis see lahendus siis oleks, et tegelikult kuidas peaks noori kaasama, kas seda on üldse vaja teha? Minu arust Tallinnal on olnud need malevad ja igasugused sellised kaasamisprojektid ju täiesti olemas. No see projekt on väga populaarne ja lapsed on alati selle võimaluse nagu ka kasutanud, et ja meil olid ka konkursid. Ja see on ka arusaadav, sest täna noored muidugi tahavad raha teenida ja see on ju positiivne, et selline kogemus lastel, noortel tekib. Rääkimata sellest, mida Lauri tõi välja, et väga tihti täna see ei ole lihtsalt soov, see on nagu vajadus. Kui sa tahad endale midagi lubada, siis sa pead arvestama sellega, et vanematel ei ole võimalust sind toetada. Rääkimata sellest, et tihti see on ka eksistentsiaalne vajadus, et lihtsalt sa ei ela välja teistmoodi, sa pead nagu töötama ja raha teenima. Ja küsimus on ka veel ka selles, aga mis on see alternatiiv? Et noortele ühiskond, riik ütleb, et ei ole vaja tööd teha, aga mida siis see noor teeb? Istub koolis. Ja nüüd on see küsimus, et aga see on ju hoopis uus süsteem. Et kui kool peab nüüd lastega, noortega tegeleda 2 aastat nagu rohkem ja see on obligatoorne, siis selleks peab olema üles ehitatud haridussüsteemis eraldi kontseptsioon. Või kuidas seda kujutatakse ette, et lihtsalt see laps, kes ei ole enam laps, istubki 9. klassis mitu aastat järjest. Et tegelikult see peaks olema eraldi suund. Ja selleks on vaja veel täiendavalt õpetajad ja tugisüsteemi. Seal peab olema kindlasti sotsiaaltöötaja, kes lapsega tegeleb. Seal kindlasti peab täiendavalt olema psühholoog, et see on terve tugisüsteem, mis juba praegu lonkab. Et meil haridussüsteemis nendest tugispetsialistidest on ammu puudu, et ei ole tugispetsialistide piisavalt, et lapsi aidata. Aga nüüd me tekitame veel juurde nagu tähendava koormuse. Sest see laps töötada ei saa, peab istuma koolis, kes temaga koolis tegeleb, ei ole teada. Ja see juba on rakendatud, et tegelikult sellest õppeaastast see juba kehtib. Ja kes peab lahendama? Omavalitsused. Kuidas? Keegi ei tea. Et asi on otsustatud, ükski kool täna ei tea, aga mida see päriselt tähendab? Mida nende lastega teha? Et ja Haridus-Teadusministeerium ainult praegu nagu mõtleb, et kuidas see süsteem võiks välja näha. Ja see on jällegi nagu seesama aspekt, mida me alati toome välja. Tekib idee, ilus loosung, teeme ära. Ja siis pärast vaatame, et mis saab ja kuidas päris elus sellega hakkama saada. Mina mäletan, kui ma olin selline 10-aastane, siis ma pidin lüpsma ära 2 lehma. Pidin loorehaga heina riisuma kokku hobuse taga. Selline Eesti-aegne elu. Täna seda pakkuda ei saa, aga... Ja vaata, millega nagu see lõppes. Tänase päevani sa pead tööd tegema. Aga praegune valitsus hoolitseb inimeste eest, et inimene ei peaks... Ma arvan, varsti keelatakse vanematel ka lastele töö andmine ära, sest see tekitab liiga palju stressi. Ja ei, loomulikult, mina mäletan väga hästi, kuidas mul vanem plika tuli ükskord koju, oli ta just ühiskonnaõpetus, sai uusi teadmisi, kus ta tuli rääkima, mis õigused tal kõik on, et mida me peame tagama, ja siis ma sain küll pahaseks, kas keegi su kohustust ka rääkis, ei räägita, ma lähen kooli ja räägin õpetajaga, siis hakkas tulema, no midagi ikka räägiti küll, ja mul väga meelde ei jäänud.
ja aga selle teadmisega, et kahjuks meie headel vaatajatel ja kuulajatel on ka kohustused, me täna lõpetame. Keskhommik on jälle täpselt nädala pärast eetris, vaadake ja kuulake meid. Täna oli stuudios Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja mina saatejuhina Janek Mägi.